Kolumbia on äsja teinud ajalugu. Sellest sai esimene riik Ladina-Ameerikas, mis on ametlikult keelanud naiste suguelundite moonutamise. Eelmisel nädalal võeti eelnõu Kolumbia kongressis vastu ühehäälselt. See oli märgiline hetk, mida ei ajendanud välissurve, vaid hoopis nende kogukondade naised, kus seda tava praktiseeritakse. Kolumbias FGM ehk naiste suguelundite moonutamine esineb peamiselt embera põlisrahva seas ning just embera naised ise juhtisid kampaaniat selle lõpetamiseks. Üks aktivist, kelle enda tütar allutati sellele protseduurile vaid 6-kuuselt, veetis aastaid selle seaduse nimel võideldes pärast seda, kui ta nägi oma kogukonna tüdrukuid suremas selle tõttu, mida kogukonna vanemad nimetasid esivanemate haiguseks. Surmad, mille põhjuseks ta nüüd usub olevat naiste suguelundite moonutamise tüsistused. Aastatel 2020 kuni käesoleva aastani registreeriti Kolumbias ametlikult 240 juhtumit, kuid arvatakse, et need arvud on vaid jäämäe tipp. Meiega liitub nüüd Dr. Comfort Momo, MBE tiitliga naiste suguelundite moonutamise ekspert ja rahvatervise spetsialist, kes on aastakümneid selle probleemiga üle maailma tegelenud. Nii et Comfort, kui oluliseks te peaksite Kolumbia keeldu? Tere õhtust ja aitäh, et mind kutsusite. See on väga-väga oluline. See on esimene, nagu te õigesti ütlesite, esimene kogu Ladina-Ameerikas, mis võttis vastu konkreetse ja kõikehõlmava seaduse, mis keelustab naiste suguelundite moonutamise. See on verstapost ja me kõik tervitame seda. Ja kas ma võin kõigepealt öelda aitäh aktivistidele, ellujäänutele, valitsusele ja kõigile inimestele, kes on väsimatult töötanud selle keelu saavutamise nimel. Väga oluline. Õigust, et seadus on muidugi üks asi, aga selle jõustamine tihedalt seotud ja kaugetes põlisrahvaste kogukondades, kus see on väga salajane, on hoopis teine asi. Kuidas siis tegelikult sellist keeldu selles kontekstis rakendada, ilma et hävitaks usaldust, mida on samuti vaja nende tüdrukute kaitsmiseks? Jah, ma võin öelda, et usaldus, nagu sa ütlesid, on väga oluline. Me oleme siin Ühendkuningriigis töötanud üle 40 aasta. Teadlikkuse tõstmine. Ma arvan, et teadlikkuse tõstmine on väga oluline ja väga tähtis. Esimene asi on töötada kogukonnaga. Usaldus on väga oluline, väga tähtis. Töötada koos kogukonnaga ja lasta kogukonnal juhtrolli võtta. Ellujäänute eestvedamine on väga oluline ja väga tähtis. Ja sellega seoses peame tõstma teadlikkust spetsialistide seas. Tõstma teadlikkust koolides, kaitsetiimide ja ka juhtide seas. Tiit, aktivist, kes tegelikult seda kampaaniat vedas, on ise Embera kogukonnast. Ja see on märkimisväärne, sest põhimõtteliselt ütleb iga selle valdkonna ekspert, et muutus peab tulema kogukondade seestpoolt, eks, mitte väljast poolt peale surutuna. Kas siis võiks öelda, et Kolumbia lugu pakub teistele riikidele, kus FGM-i praktiseeritakse jäljendatavat mudelit? Väga tähtis. Jah, pakub, eks. Mulle meeldib Kolumbia seaduse juures see, et see ei karista. Karistust ei ole. See ei ole nii kaasav võrreldes teiste riikidega. Näiteks Ühendkuningriigis ilmselgelt see on karistatav ja nii edasi. Aga esimene samm on teadlikkuse tõstmine, nagu ma ütlesin, kogukonnaga koostöö tegemine, nende usalduse võitmine ja siis peame seadust katsetama. On oluline seadust katsetada ja nagu sa õigesti ütlesid, me vaatleme Embera kogukonda, mis asub maapiirkonnas. Kuidas meie selle kogukonnani jõuame? Kuidas me teeme nendega tihedat koostööd, et muuta hoiakuid ja mõtteviisi? Maailma Terviseorganisatsioon ütleb, et täna elab maailmas 230 miljonit tüdrukut ja naist, kes on selle läbi teinud. Naiste suguelundite moonutamise. Ja need numbrid kasvavad, need ei vähene. Kuidas te seda seletate? Nagu ma ütlesin, olen selles valdkonnas töötanud üle 40 aasta. On olemas suurepärased mudelid, millega me töötame. Aga teised asjad, mida tuleb vaadata, on kogukonnani jõudmine, maapiirkondadeni jõudmine. See on väga oluline ja võtmetähtsusega. Ja teine probleem, mille üle paljud ellujäänud ja kogukonnad kurdavad, on rahastamine. On palju mudeleid ja palju tegevusi, mida inimesed tahavad teha maapiirkondades, mägedes, külades, aga puudub rahastus, puudub valitsuse toetus. Hästi. Tahaksin sind väga tänada, Comfort, et meiega liitusid.
väga huvitav oli kuulda sinu arvamust sellel teemal. Ilmselgelt on see keeld Kolumbias oluline samm edasi, kuid kahjuks on veel palju tööd teha. Jah, nii see on. Me kõik tervitame seda ja suur aitäh, et sellest räägite. Aitäh!